Rosenberg 5. rajal, nende vahel 4. Montenegro kümnevõistleja Darko Pesic. Ja see radade paigutus, loodan, et ei ole Janeki jaoks halb, et ta kindlasti ei saa esimest poolt nii-öelda liiga rahulikult aeglaselt võtta, et tal on kohe ees siht, keda püüda. Kristjan jookseb seal paar rada temast eespool ja see peakski olema nagu pigem soodne. Kristjan Rosenberg siis 5. rajal ja jäi see 4. rada meie meeste vahel tühjaks. Darko Pesic on ka võistluse pooleli jätnud. Marek Lukas 7. rajal on siin parima 400 meetri rekordiga 49.74. Ja 8. rajal jookseb sakslane René Staus. Aga peaks olema ka siin vähemalt esimeste meeste osas üsna võrdne jooks. Ja vaatame, Janek Õiglane on siin praegu kõige kehvema isikliku rekordiga ja loodetavasti see rekord siis selle jooksu järel kirjutatakse hoopis teiste numbritega kui see praegune 50.95. Nii, ja päris ühtlane start, võib-olla Marek Lukas alustab kõige teravamalt, aga praegu Janek Õiglane ja Kristjan Rosenberg teevad enam-vähem võrdset jooksu. Võib-olla Rosenberg on natukene ees, aga kohe saab 200 meetrit joostud ja Janek hakkab nüüd natukene rohkem teistest meestest maha jääma. Loodetavasti peab nüüd lõpuni hästi vastu. Kui siin Kristjan Rosenberg lõpusirgele tulles tõuseb juba norralase ja Tšehhi kõrvale ja läheb vaatad seda jooksu juhtima, aga Janek Õiglane on ka nüüd distantsi teisel poolel väga hästi vastu pidanud ja saab siin teistest meestest vaatad isegi mööda, vaid Kristjan Rosenberg läheb oma teed ja jookseb Rosenberg 50.65 ja Janek Õiglane teistele meestele palju ei kaotanud, aga ilmselt ikkagi ei õnnestunud ka temal oma isiklikku rekordit siin parandada. Jah, kõigi meeste jaoks oli see jooks kuidagi eriliselt raske, et ühtegi eneseületust sellest jooksust ei paista tulevat. Ilm on ka nüüd siin päeva lõpuks ilmselt natukene jahedamaks läinud ja ega ei tea, kui palju mehed pidid enne startimist juba staadionil valmis olema, et see kõik jätab oma jälje lihastesse. 50.61 on Rosenbergi tulemus ja Janek Õiglase aeg 51.48. Ja esimese päeva punktid siis ka meie meestel. Kristjan Rosenberg on kogunud 4064 punkti ja kui võrdleme taas seda tema rekordiga, siis praegu miinuspunkte 99. Ehk siis teisel päeval oleks vaja natukene eneseületamisi